Tere kõigile! Järjekordne nädal on läbi ja seekord salvestan ma oma juttu Euroopa Parlamendi Tallinna Eesti esinduses. Eelmine nädal oli plenaaristungi nädal ja kui ma peaksin nimetama kõige olulisemaid teemasid, siis esiteks oli see taasterahastu lõplik kinnitamine Euroopa Parlamendi poolt, mis tähendab, et Euroopa Parlamendi poolt on kõik tehtud selleks, et raha hakkaks jõudma liikmesriikidesse. Nüüd on juba komisjoni ja liikmesriikide rahandusministrite ja teiste asutuste vaheline läbirääkimiste aeg ja kokkuleppimine, millised projektid rahastatud saavad. Teiseks käis edasi möll vaktsiinidega. Euroopa Parlamendi plenaaristungil esines komisjoni president Ursula von der Leyen ja teda kritiseeriti kõvasti. Kritiseeriti sellepärast, et Euroopa Liit on saanud nii vähe vaktsiine. Kritiseeriti sellepärast, et Euroopa Liit magas maha, hakkas läbi rääkima hiljem kui teised riigid ja püüdis hinda saada võimalikult madalaks. Ühelt poolt on see hea, aga teiselt poolt on see tekitanud probleeme tarnetega ja paljud farmaatsiafirmad eelistavad müüa kaupa neile, kes maksavad neile rohkem või kellega olid soodsamad lepingud. Nii et vaktsiinitrall käib Euroopa Liidus edasi, aga ma olen ikkagi kindel, et Eesti jaoks on see ainuõige otsus tarnida vaktsiine koos Euroopa Liiduga, sest muidu me oleksime sellest rongist täiesti maha jäänud ja veel palju rohkemgi maha jäänud. Ja kolmas küsimus, mis eelmisel nädalal üles tuli, olid esimesed konkreetsed Brexitiga seotud sammud, mis hakkavad puudutama igat ühte meist. Kõigepealt Erasmus Plus programm, mis puudutab noori. Suurbritannia seda programmi üle ei võta, loob oma programmi, mis on kindlasti palju kitsam, mis tähendab, et noorte vahetused, nii nagu Erasmus Plus seda ette nägi, mitte ainult tudengitele, vaid ka spordivahetused, organisatsioonide vahelised vahetused, külastused muutuvad Suurbritanniaga palju keerulisemaks ja mahult palju väiksemaks. Ja teiseks tuli ebameeldiv uudis selle kohta, et Suurbritannia maksustab Eesti kodanike tööviisade puhul 55 naela rohkem kui enamust Euroopa Liidu liikmesriikidest. Mis jällegi ei ole õige ja koos oma kolleegidega Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsioonist saatsime ka kirja volinikule, kus palusime, et ta nõuaks Suurbritannialt Euroopa Liidu kodanike võrdset käsitlemist. Selline oli eelmine nädal. See nädal olen ma Eestis, tegelen väga palju koolidega. Euroopa Parlamendis on nii öelda roheline nädal, mis on ette nähtud selleks, et kohtuda kohalike inimestega, sõita välismaale, kohtuda seal oma kolleegidega teistest parlamentidest. Kuna sõite ei ole, siis istun jätkuvalt Zoomis, aga teen seda seekord Eestist. Teile kõigile soovin tugevat tervist, kandke kindlasti maske, hoidke ennast ja räägime nädala pärast.